küsimust käsitledes juurde, et mis seda tühjust nagu põhjustas ja kas see oli päriselt nagu relevantne tunne või see oli endale lihtsalt kuidagi, ma ei tea, räägitud lugu, et noh, tegelikult oli nagu ülemõeldud ja tihtipeale mis inimesed ütlevad ja kas sa näed seda, et see reisile minek või Eestist lahkumine oli sinu jaoks põgenemistee või see oli pigem nagu hädavajalik samm, sest paljud ütlevad ka, ma ise olen kuulnud seda, et kui sa lähed Eestist ära, siis sa põgened. No võib-olla on see mõnikord niimoodi, tõepoolest. Ma olen väga aga seda ütlevad tavaliselt need, kes ise ei käi. Aga kuidas sinul see oli? Ei, minu jaoks see oligi selle totaalse transformatsiooniperioodi algus tegelikult, sest äraminek sai alguse jumalikust juhatusest. Kui mul tuli teadmine, et ma pean kõigepealt minema Montenegrosse. Ma käisin seal ja üllatus, mul kõrvaltoas elas üks saksa tervendaja. Ja meist said sellised südamesõbrad temaga siis selle nädala jooksul ja see oli väga sükene transformatiivne algus kogu sellele teekonnale. Ja me käisime sellel ajal ka koos siis tema abikaasa ja mina ühel ägedal merereisil ja kohtusime delfiinidega seal. Ja see delfiinidega kohtumine siis vallandas minus sellise mingi sisemise aktivatsiooni. See nagu loomulik kohtumine, sa ütlesid mingisugust uurimis, näiteks ka neid delfiini? Ei, see oli see, kui me lihtsalt läksime merele, et võib-olla. Ja siis olime juba käega löönud ja siis nad järsku tulid. Ja siis see oli nagu vau, me olime siis kõik nagu ekstaasis ja mega õnnelikud. Kes ei ole delfiine oma silmaga näinud? Ma nägin Austraalias ja Portugalis rannas. Päikseloojangul hüppasid, vaatasid nagu täitsa pekkis. Nendes on midagi erilist. Nad on nagu nii teistsugused olendid. Ja ma ei oska seda sõnastada isegi nagu, et ma tahaks katsuda neid tegelikult. See on sagedus ja vaata, see on hoopis teine maailm, mida nad endas tegelikult kannavad. Et me inimesena tihtipeale ei võtame seda, et et meie oleme siin selline üüber on ju, ja et loomad ja linnud ja kalad kõik, et see on nagu selline tead sükene vaikiv ja kuidagi sükene tausta asi. Et kui inimene soovib, et siis võib-olla nagu saaks ennast entertainida nende asjadega, aga noh, tegelikult see on kõik omaette maailm ja kõik loomad, linnud, kalad, kõigil on omad mingisugused missioonid, sagedused, see ei ole absoluutselt niimoodi. Et noh, kui sa mõtled selle pealegi, et meil on ju kõigil oma hingeloomad ja kui sa tead ka, et mina reisisin koos oma kassiga, siis mina näen, et minu kassil oli vägagi konkreetne missioon mind sellel teekonnal toetada. Sest kohati see teekond on väga hull olnud ja ma olen siin neid seinasid ikka nagu hittinud nagu ma ei tea, kui palju. Ja tead, kui see karvane käpp tuleb sul nagu sinna kaela ümber ja see kare keel nagu lakub neid pisaraid, siis su päev on nagu päästetud. Ja samamoodi on delfiinidega, et nad vallandavad sinus selles mingisuguse aktivatsiooni. Ja vaata, sellepärast ongi ju, et inimesed lähevad meeletult elevusse, kui nad näevad seda delfiiniparve näiteks. Ja me tahame nendega ujuda ja kõik see, ja see tavaliselt muudab nagu absoluutselt kogu meie olemust. Ja minus see aktiveeris ka siis selle hästi tugeva teekonna, mis mind siis mõne kuu pärast juba oma auto ja kassiga uuesti Montenegrosse tagasi tõi. Aga jah, sealt sai nagu kõik see alguse, see saksa tervendajaga koos elamine seal, delfiinidega kohtumine ja siis sügavamalt vastuste otsima hakkamine enda seest. Aga minu jaoks ei olnud kindlasti mitte põgenemine, vaid see oli endale otsa vaatamise algas. Sest ma ei olnud aastaid seda teinud. Ma olin täielikult kontakti endaga kaotunud. Minu tass oli nii tühi, et see oli kuivanud. Seal ei olnud nagu enam ei enda ega kellegi jaoks nagu mitte midagi. Ja nagu sa tead, siis meil ei ole mitte kellelegi isegi endale mitte midagi anda, kui meie tass on tühi. Ja me peaksime alati alustama sellest, et me täidame kõigepealt tassi enda jaoks. Ja minu jaoks see äraminek oligi pigem see, et ma astusin sellest mingis mõttes mugavustsoonist siin Eestis välja, sest kui sa ei ole nagu oma autoga kunagi Eestist välja sõitnud ja sa teed seda üksinda ja sul on kaasas lemmikloom ja sa ei tea, kui kauaks sa lähed või kuhu sa lähed või mida sa täpselt teed, sa lihtsalt tead, et sa pead saama midagi muudetud, et sul sees midagi muutuks ja sa hakkaksid ennast nagu normaalselt tundma, siis see ei ole põgenemine. See on pigem nagu selline aususe esimene samm nagu. Et ma tunnistan
ma tunnistan, et mul on probleem, sest mul oli ärevus, mul oli depressioon, mul olid igasugused crazy'd mõtted, mis käisid. Mu süda oli nii lukus, et mu rinnakorv põhimõtteliselt ei liikunudki enam. Ma tundsin, et nagu seal oleks sellised metallist trellid ümber. Ja ma hingasin nagu hästi pindmiselt, et noh, natukene liiguks midagi, on ju, aga kõik oli lukus, nagu kogu see rinnaku piirkond. Ja noh, see ei olnud normaalne elu. Ja kui sa arvad, et ma nüüd siin istun Eestis ja lihtsalt nagu elan niimoodi ja siis see on nagu mitte põgenemine või endale otsa vaatamine, siis see ei ole ju niimoodi. Ja küsisin selle põgenemise küsimus just sellepärast, et ma ise olen ka märganud, et tõepoolest mõnikord on elus nagu hetk, kus on see overwhelming või nagu hästi ülekülluslik, mitte ainult negatiivne, aga et kõik on hästi palju ja ei tule toime endaga. Ja sa ütlesid, ma hästi huvitav sõna ka, et kontakti endaga kaotanud ja ei olnud endale otsa vaadanud sellise viisi, ma kohe tahan, et seletaksid ka läbi enda märksõnad, kuidas sa seda kirjeldaksid seda tiimi, kes võib-olla kuuleb ja vaatab ära, tunneks ennast, et äkki mul on ka hetkel sama periood või mul on olnud juba see, aga et see põgenemine, mõnikord on see põgenemine ka vajalik. Isegi kui ta on sildiga põgenemine, siis teinekord see keskkonna nagu drastiline 100% või 180 kraadi või 360 kraadi muutus toob esile tegelikult väga suure transformatsiooni protsessis endas. Ja isegi kui sa ei tee seda teadvustatult, sest tegelikult vaata, elu ikkagi juhib sind. Ja isegi kui sa nagu tahad põgeneda, siis hakkavad tulema mingid inimesed, hakkavad tulema mingisugused olukorrad, võib-olla mingisugused väljakutsed, võib-olla just lahendused. Ja see keskkonnavahetus võib olla nagu täielik võtiga siis, kui sa tead seda või teed seda nagu täiesti mitteteadlikult nagu. Et ta võib ikkagi suured muutused kaasa tuua või siis trigerdada selle, et sa lähed nagu sellele teadlikule teekonnale. Et noh, nagu minulgi, et ega kui ma esimest korda Montenegrosse läksin, siis ma ei teadnud sellest teadlikust teekonnast mitte midagi. Ja alles siis, kui ma olin, see oli suve alguses, kui ma olin terve suvi otsa Eestis endale otsa vaadanud ja endaga sügavalt tööd teinud, elanud ainult saartel, sest ma ei saanud Tallinnas isegi elada. Kui ma Tallinnas saabusin, siis mul kasvas ärevuse lagi selliseks, et ma ei olnud võimeline funktsioneerima. Ja siis ma saingi ainult olla põhimõtteliselt metsas, mere ääres, omaette majades ja siis hakkasid tulema esimesed tehnikad, kuidas endas vabastada mingeid asju. Ja ma mäletan nagu väga selgelt seda hetke, kui ma esimest korda avastasin selle tehnika, kuidas endas seda ebapiisavuse tunnet või siis seda, et mind on liiga palju või mind on liiga vähe, sest see oli nagu niisugune elukandev muster, et kuidas see enda jaoks nagu ära vabastada. Ja ma olin siis ühes sellises palkmajas kuskil täiesti remote kohas Sõrves äärel ja ma tundsin, et nüüd ma tegelen sellega ja mul tulid need meetodid, kuidas sellega tegeleda ja ma tegelesin sellega tund aega, et ma vabastasin enda seest seda tunnet, mis oli minu sisse betoneeritud. Mul olid silmad kinni ja ma nägin, kuidas kogu mu keha on nagu täis valatud seda betooni. Sa oled ebapiisav või sind on liiga palju. Et kogu aeg kas timmime sind või tahame sinust rohkem, kui sa suudad anda. Et kui sa mõtled, siis kõik koolid, lasteaiad, paljuski kodu, nad hakkavad sind kogu aeg sellisena kujundama ja kujundama seda enesehinnangut ka selles suhtes, et millisena sa siis nagu ennast tunned. Ja mina hästi paljuski ennast siis nagu ka sellisena tundsin ja ma tundsin, et ma enam ei suuda. Kuulan sind ja ise ka viimaste ajal nagu rohkem kokku puutunud sükse iseendaga nagu tööga. Ma ei oska seda nagu kirjeldada ka, et ma kujutan ette, et osadel vaatajatel võib-olla inimestel võib tekkida neid küsimusi, et aga millest te nagu räägite? Mis mõttest, et nagu, kuidas see töö iseendaga siis käib, et sa ütlesid ka, et samast nendeks mingid tehnikad, et tahad sa äkki natuke jagada nagu, et kuidas sina oled mingisuguseid enda selliseid mustreid või neid murekohti nagu või probleeme siis lahendanud, mis see töö on? Teed sa mingit visualiseerimist või räägid sa afirmatsioonidest või teed sa mingit joogat või teed sa seda hingamist või mis sinul nagu töötab sellisel juhul siis või kuidas see töö iseendaga käib, siis et inimene päriselt aru saaks sellest?
No minu jaoks need igasugused välised meetodid ei ole töötanud, et need on ikkagi põhimõtteliselt oma kehaga tegelemine nagu alla Mhm. joogad ja kõik muu selline. Et ma olen seda hästi, noh, juba 20 aastat tagasi käisin esimestes joogatundides ja see oli selles mõttes mõnus, et keha oli väga heas vormis, magasin öösiti hästi, mõte töötas suurepäraselt. Aga see ei olnud nagu kuidagi tervendav ega vabastav nagu kõigi nende piiravate uskumuste osas ja nii edasi, mis meil on, noh, eluaeg sisse pandud, on ju. Et kõik see programmeerimine. Pigem oli nagu see teekond hakkas mind juhendama nende asjadeni, et ma kõigepealt tegin pikalt meditatsioone, sest ma avastasin, et see on minu jaoks selline sobiv lähenemine. See aitas mul sellist nagu positiivsust ellu tagasi saada ja seda ärevuse fooni maha võtta ja kuidagi olla nagu tasakaalus. Aga ma tundsin ikkagi, et noh, ma tegin seda mm, see ei olnud vaata selline orgaaniline, vaid ma mõtlesin enne alla Mhm. mingi teksti välja, et mida ma pean nüüd tegema siin, millele nagu tähelepanu pöörama, et need vastused ei tulnud nagu minu seest või need juhendamised ka. Mhm. Et nüüd mul on nagu pigem, et mul tulevad kas need vastused minu seest või mul tunnengi, et mul tulevad kohe download'id. Et see on nagu täielikult muutunud. Ja esimene kord, kui ma õppisin nagu reaalselt oma kehast füüsiliselt asju vabastama, oli tegelikult üks hetk, kui üks minu jaoks väga oluline inimene sai surma. Mhm. Ja kui ma seda uudist kuulsin, siis see oli minu jaoks selline šokk, et ma nagu, noh, ma langesin täielikult šokki. Ja ma ei osanud selle info ja kõige selle teadmisega ja kuidas see juhtus, ma ei osanud sellega nagu mitte kuidagi nagu hakkama saada. Ja noh, samamoodi mõistmine, et appi, et me nüüd selles elus nagu rohkem enam ei kohtugi ja see on nagu noh, kuidas meie vahel asjad jäid ja kõik see, et tead, siis hakkavad tulema sellised hullud asjad. Mhm. Ja siis mu keha näitas kätte, kuidas läbi impulsside ja teadvustamiste hakata vabastama. Ja siis kogu nüüd see teekond ongi nagu läbi selliste tehnikate täiustamise, et ma olen nüüd sellega jõudnud nagu sellisesse kohta, et see käib mul kõik hästi mööda minnes, et ma tunnen, et elu viskab mulle mingi teema ette, ma tunnen, okei, on ju, ja kohe, kui ma olen nagu lubanud endale aktsepteerida, et nüüd on näiteks mingi selline teema või selline väljakutse mul ees, siis järgmine hetk tuleb siis see vabastus ja energia läheb jälle nagu samasuguseks. Et kõik käib siukse näpu siukse klõksuga, et enam Mhm. ei ole nagu see, et oled kuskil voodis tund aega ja teed mingisuguseid vabastusi. Mhm. Et sellist asja ei ole ma enam ammu teinud. Aga noh, alguses oli meeletult hea, sest sellega kaasnes siuke meeletu vau-efekt, et vau, ma oskan nüüd seda teha. Et ma ei pea otsima väljast abi enam. Ja mis siis, et see võttis nagu hästi palju aega, et selleni jõuda ja seda täiustada. Ma nagu tegin selle enda jaoks ära. Ja ma avastasin enda jaoks sellised lahendused, et kui elu annab mulle mingisuguse märgi, et ma pean mingisuguse teemaga tegelema, siis ma oskan sellega nagu ise tegeleda, ma ei pea minema kuskile a la mingi tervendaja või ma ei tea, mis iganes inimese juurde, Mhm. vaid mul on endal kõik need vastused ja tööriistad olemas. Ja nüüd ma olengi sellisesse kohta jõudnud, kus ma olen katsetanud seda ka teistega ja see töötab ka teiste peal. Ja kuna ma olen selline hästi autentne peegeldaja, siis ma ka tihtipeale näen neid juuri või neid juurpõhjusi, mis on mingisuguste teemade taga. Ehk siis mul on hästi kerge nagu aidata sellel asjal nagu lõplikult ära laheneda, mitte lihtsalt seda pinnavirvendust siin natukene siluda ja kedagi endast nagu sõltuvusse teha, et vaata nüüd kohtume järgmine nädal Mhm. jälle kell 8, on ju, et siis tegeleme selle teemaga jälle ja siis teeme niimoodi, ma ei tea, järgmised 10 aastat, on ju. Mhm. Et noh, hästi tore, et mul on cash flow garanteeritud, on ju, aga see ei ole nagu minu põhimõte. Et mina tahan nagu enda osas saavutada pidevat sellist arengut ja teadlikkust ja edasiliikumist ja samamoodi ka nende inimestega, kellega ma koostööd teen või kes minu juurde pöörduvad abi saamiseks, Mhm. et me teeme midagi ära ja ta läheb oma tööriistadega koju ja ma eeldan, et ta tegeleb ka
rohkem enesesse vaatamisega, mitte sellise välise fassiga, et mis kuidagi nagu edasi tegelikult liikuda ei aita. Ma olen selle mõlemapoolne koht nagu, ütleme nagu nii siis terapeudi või mentori või abistaja või coach'i poole pealt, kui ka inimese poole pealt, kes siis täna siin potentsiaalselt võib-olla vaatab ja kuulab on või kes on nagu mingit seansse või kogemusi kogenud, et keegi tegelikult ei taha ju 10 aastat käia ja olla, aga mulle tundub, et seal on, ei ütle kõigil, aga mulle tundub, paljudel võib olla seal selline nagu kõrvalmaik või suhtumine juures, et jube hea on see vastutus ära anda. Ja ma lähen kellegi juurde, tema aitab mul nüüd saada lainele ja nii kui mul läheb jälle hapuks, mul on jälle kellegi poole võimalik pöörduda. Ja see on nagu, tundub, et see on nagu kohati hästi inimlik, eks ole, me lähme küsima abi, kui me oleme hädas, ja me loodame kellegi teise peale. Ma ise ka mingid situatsioonides varasemalt olen näinud, kus ma nagu loodan justkui, et näed, see inimene tuleb ja aitab mul selle asja ära teha või annab mulle nõu siinkohal, sest ma ise ei usalda ennast. Aga tegelikult see on ikkagi nagu selline self-destructive ja ennast nagu hävitav protsess pikas perspektiivis, kui sa oled nii-öelda lõksus kogu aeg kellegi nagu juures. Ja see ongi just selline murtud tsüklite teema jällegi, et sa nagu natukene nagu tegeled, aga ainult niimoodi näpuotsaga, et sa ei luba endal nagu lõpuni selle juureni välja minna, et sellest tsüklist tegelikult või siis sellest nõiaringist või kuidas iganes ta sul elus on kujunud, et sellest nagu välja liikuda, et mingi reaalne areng nagu muutus toimuks. Ja see ongi arusaadav, et me oleme oma elus ju kõik erinevatel teedel, erinevates etappides ja ühel hetkel me ei oskagi seda teha ja ühel hetkel me ei ole veel nii küpsed, et me oleme valmis seda vastutust või seda ausust enda ees nagu nii palju vastu võtma. Et me tõesti lubame ennast vastu võtta ja tunnistada endale, et ma nüüd praegu tunnen nagu seda, et ma olen täielik nagu enesesaboteerija näiteks. Ja iga kord, kui mul elus näiteks avanevad meeletult head võimalused teha kellegiga koostööd, hakata rohkem teenima, saada oma unistuste töökoht või palk, midagi sellist, siis ma leian nagu võimaluse, kuidas endale jalg ette panna, on ju. Enamus inimesi ei tunnista seda ju. Kuigi meil enamustel on see kaasa pandud jällegi ja see hakkab ju jälle koolidest, lasteaedadest, kodudest peale selline mitteteadlik programmeerimine paljuski ja see on pum, kohe nagu täiskasvanu elus selline mõnus muster. Ja kui me seda ausalt ei tunnista, siis me ei saa seda ka vabastada, sest mida me vabastame, kui meil probleeme ei ole või me midagi ei tunnista, on ju. Kui palju üldse usud seda, ma olen nüüd mitu korda maininud lapsepõlve ja üldse nagu ka noorust ja perekonda ja kooli ja tulles nagu selle murtud tsüklitena nagu teemade juurde või jätkates siin samal kohal, et kui palju sa üldse ise arvad, et peaks nagu tegelikult sorkima enda minevikku, sest et fakt on see, et see, millel on minu fookus ja tähelepanu, seda ma toidan. Ja et kui ma siis räägin oma minevikust või ma mõtlen kogu aeg minevikule või sobran kogu aeg oma minevikust, siis mu fookus on sellel. Ja samal ajal, kas mul on seda nagu lõpuni vaja nagu tegelikult seda koormale sellist tähelepanu kogu anda? Ei, absoluutselt mitte. Et üks hästi oluline võtmesõna meie elus peaks olema kohalolu. Ehk siis me oleme olemas kohal enda ja teiste jaoks selles käesolevas hetkes. Et me ei ela kogu aeg oma mõtetega tulevikus või minevikus ja kõik need what if'id on ju. Et aga minu elu on vähemalt niimoodi kujunenud, et kõige selle kasvamise ja transformatsiooni teekonna jooksul ma olen ka pidanud ikkagi oma lapsepõlve mustrid ära tervendama ja ka mingisugused sellised põlvkondade ülesed teemad. Ja see ei ole nii, et ma valin seda, et ma nüüd valin, et ma tahan eksisteerida, tead selle oma vanaema mingisuguse mustriga, mille ma olen kaasa saanud päranduseks ilusti. Ja ma nii naudin seda, et see ei ole selline, see on lihtsalt see, et sind pannakse lihtsalt vastastikku sellega ja kui sa selle lahendust ei leia, siis see asi jääb sind nagu taagana kummitama ja su elu dikteerima ja seda sa ei taha. Pigem on nagu see, et sa hüppad sellesse mineviku teemasse, lahendad selle enda jaoks nagu terviklikult ära, nii et see juur on ka lahendatud ja lähed oma kohalolusse ja hetke jällegi tagasi. Ja niimoodi iga kord, kui elu sulle annab mingisuguse teema, see ei ole niimoodi, et ma kogu aeg istun
või lähen nagu minevikku ja naudin seal sellest sobramist, et nagu selline väikene sadomaso, selline mõnu igasse päeva, on ju. Et see ei ole nagu kaugeltki niimoodi. Aga see on oluline osa meie teekonnast, sest meie lapsepõlv mõjutab hästi tugevalt seda, kes me täiskasvanuna oleme. Ja kui vabaks me saame oma elu siis elada, sest kõik see, mis annab meile tänases päevas vabaduse, on tihedalt seotud sellega, kas me oleme oma eelneva ära tervendanud ja kas meil on nagu kõik selles suhtes hästi. Et noh, ongi lapsepõlv, vanemad, võib-olla ka mingid sügavamad teemad kuskilt kaugemalt minevikust. Et see ei ole niimoodi, et ma lihtsalt nagu tahaksin sorkida, et mul oleks hästi valus ja raske. Et pigem ongi see, et ma lähen selle läbi, ma tervendan selle ära, sest ma teadvustan selle endale ära ja siis ma lasen sellest lahti ja see on nagu läinud. Ja järgmine kord, kui ma näiteks kellelegi räägin sellest, siis mul ei ole sellega mitte mingit emotsiooni, mul on sellega ainult positiivne lugu rääkida, et näed, ma tegin nüüd niimoodi ja see on nagu võimalik selline tervendus. Et selline on pigem nagu minu lähenemine. Aga kui sa nüüd kõrvalt vaatad ennast, eks ole, retrospektiivselt ja enese analüüsi konstruktsiooni koha pealt või nurga alt ja kui sa vaatad inimesi, kellega sa oled kokku puutunud või kellega tegelenud ja potentsiaalselt ka uusi inimesi, kes võib-olla tulevad, ma ei tea, selle saate peale või selle kuulamise peale või mis iganes hetkest sinu ellu sinult seda abi küsima ja juhendust nii-öelda küsima, siis mis sa arvad, mis on suurim viga, mida inimesed nagu teevad või see suurim murekoht, mida nad ei suuda nagu teha, et saaks seda minevikku tervendada? Ma arvan, et siin ongi paljuski need samad võtmesõnad, mida ma just enne ka mainisin, et üks on see ausus enda ja teiste suhtes. Et sa tunnistad, et sul on mingisugune teema näiteks ja sa oled valmis selle nagu seda aktsepteerima ja selle ära lahendama, sest kui sa seda ignoreerid, siis muutust ei tule. Ja kindlasti on ka nagu vastutus, et täiskasvanud inimesena me vastutame oma elu eest ja me vastutame oma laste ees ja me vastutame oma partneri, oma vanemate ees. Et meid ei ole nagu siia ilma loodud selleks, et me teeme teiste elu nagu raskemaks ja loome neile traumasid juurde. Et pigem mina võtangi seda teekonda kui sellist teemanti lihvimise teekonda, et me kõik oleme loodud siin maailmas särama, elama puhtas armastuses ja olema täiesti vabad. Aga me ei saa seda teha, kui meie hingel on mingisugune vana taak ja me ei ole neid asju nagu enda jaoks lahti mõtestanud ja ära vabastanud. Ja kõik see piiride seadmine, enese kehtestamine, see on samamoodi hästi-hästi oluline. Et need 3 asja ongi selline minu jaoks kõige olulisemad nagu küpsuse märgid. Et kus sa nagu alustad või vähemalt kompad natukene seal, et siis edasi vaadata, mis on sinu jaoks need kõige suuremad trigerdajad või käivitajad ja millega siis nagu tegelema hakata. Sest tihtipeale on niimoodi, et meil võib isegi olla nagu, ma ei tea, võib-olla 10 või 100 sümptomeid, aga nad on võib-olla ühe ja selle sama juurega seotud, lihtsalt selle sama juurpõhjuse erinevad väljundid elus. Ja kui me selle suure juurika võib-olla välja kangutame, ära tervendame, siis mõtleme, et mis meil nagu üldse see probleem oli, on ju? Et probleemi tegelikult enam ei olegi. Ja elu lähebki järjest mõnusamaks ja kergemaks, mida teadlikumalt ja ausamalt sa oma elule nagu vastu vaatad. Just selles suhtes, et sa ei pea ennast nagu rohkem traumeerima ega enda teemantist tükke välja lööma, vaid just seda teemantit läikima lööma läbi oma selle isikliku pühendumise või siis selle teekonna, millele elu sind suunab. Aga viskame siia nagu sellise üleskutse ka, et kui me oleme siin praegu sinuga vestlenud umbes 30 minutit. Ja kui inimene, kes meid vaatab, kuulab, mõtleb selle peale, mida sa siin räägid või teda on see nüüd sinu jutt nagu pannud teda kuulama või mõtlema ja keda sa nagu enda juurde kutsud ja kas sa üldse teed inimestega sellise viisi ühele nagu koostööd ja milliste põhjuste või milliste probleemidega võiks sinu poole tegelikult pöörduda? No nagu ma alguses ütlesin, siis minu teekond on hästi paljuski suhted ja armastus.
et kui ma Eestist lahkusin, siis ma mõistsingi, et see on nüüd selle teekonna algus ja mingisugusel hetkel ma siis hakkan sellega nagu süvenenumalt tegutsema. Ja praeguseks ma olen siis saavutanudki sellise koha, kus ma olen valmis oma teadmisi teistega jagama, sest ma olen piisavalt palju läbi kogenud. Elu on andnud mulle väga palju väljakutseid ja valusaid teemasid, mis ära lahendada, aga ma näen nüüd seda kui sellist ülimalt olulist õppekohta, et mida rohkem ma olen igasuguseid asju kogenud, seda rohkem ma mõistan ja saan ka aidata. Aga jah, minu jaoks suhted ja armastus on nagu hästi olulised teemad. Peamine, millega ma keskendun siis, aga armastuse puhul hakkab minu jaoks nagu armastus ja töö iseendaga peale alati nagu enda seest. Et kõik need asjad on alati inside out ja meie välismaailm ja suhted on siis selle peegeldus. Ehk siis kõigepealt on suhe endaga. Ja see on nagu hästi paljuski see võtmesõna. Ja kes on minu juurde oodatud, ongi need inimesed, kes arvavad, et nad suudavad endaga juba piisavalt ausad olla ja pühenduda sellele teekonnale või kes juba on sellel teekonnal ja tunnevad, nagu mina kunagi tundsin, et ma tahaks, et keegi aitaks mul lihtsalt mõista, et mis toimub. Sest minul ei olnud absoluutselt infot selle kohta, mis toimub. Ma ei saanud absoluutselt aru, et mis on ja kuna seda nagu raskusastet keerati nagu kogu aeg etappide kaupa nagu peale, siis ühel hetkel oli see, et ma enam ei suuda, see ei saa nagu läbi mitte kunagi. Mu perekond ei saanud enam ammu aru, et kaua see tsirkus nagu kestab, on ju, et sa jõuad kunagi välja ka, et kas sa kunagi normaliseerud ka veel või? Ja siis mul oli pill lahti, et mina ka enam ei suuda, aga mina ei saa sellest kohast edasi, on ju. Aga nüüd ma nagu näen väga hästi, kuidas see kõik oli etappidena, see kõik oli vajalik selleks, et ma tervendaksin ennast, looksin hästi olulisi seoseid, et mul tuleksid hästi olulised mõistmised ja nüüd ma saan aidata samamoodi teisi mõista seda, sest mul on ülikerge nagu kõik võimalikke asju mõista. Ma näen kohe plaksti, see on nagu see asi, tegelikult inimene hakkab mulle mingisugusest suure jutuga rääkima, mina näen, et tegelikult seal on nagu ainult üks mingi sõna võib-olla taga, on ju. Et jah, ma tunnen, et nüüd ma olen valmis olema nagu see inimene, kes mitte siis ei lohista nagu kedagi läbi selle teekonna, et tead, anna nüüd oma see vastutus mulle, et ma nüüd vean sind siit läbi ja siis ühel hetkel sa oled nagu hästi siukses heas kohas ja happy ja siis ma nagu lähen ära. Et ei ole nagu see, et sellisel juhul nagu ei tasu minu juurde tulla. Et ma ikkagi tahan seda inimese poolset nagu panust, aru saama, pingutust ja et on nagu valmis ennast vastu võtma ja edasi liikuma. See teekond ei pea kindlasti olema nii raske, nagu see on minul olnud. Paljudel inimestel on seal võib-olla väga kerged vabastused teha. Sest nagu ma ütlesin, seal võib üks juurpõhjus olla, mis elus põhjustab võib-olla kümneid probleeme. Ja kõik ei olegi loetud või mõeldud nagu saama sellisteks toetajateks, nagu mina näiteks olen. Vaid tegema oma elus hoopis mingisuguseid muid missioone ja täitma hoopis muid eesmärke. Ja minu raske teekond on avanud minu silmad jällegi hästi paljudes sellistes asjades. Nii et armastussuhted endaga ja hästi paljuski see murtud tsüklite teema samamoodi, et kui sa tunned, et sa oled nagu mingisse nõiaringi või sellisse murtud tsüklisse sattunud, sa ei saa nagu sellest välja, sa saad aru, et mingid asjad korduvad, aga see ei lahene nagu ära, et ükskõik mida sa nagu teed. Et siis tihtipeale mina võin olla nagu see, kes avab hoopis mingisuguse teise mõistmise või annab selle väikese kiki, et edasi liikuda. Ja mulle nagu väga-väga meeldib olla nagu sellises kohas, et mul on, nüüd tagasi vaadates on see teekond ka minu jaoks nagu vägagi inspireeriv, sest sa näed, kuidas nagu sisuliselt mitte millestki on saanud midagi nii võimsat ja põhimõtteliselt suuresti ainult läbi töö iseendaga, läbi selle alkeemia, et seda ei saa nagu
sellises puhtas energias ja reaalsete tulemustega nagu mitte keegi sulle anda, kui sa ise ei ole valmis seda tegema. Et teised saavad ainult toetada sind ja nõu ja jõuga vahest abiks olla.